Tere! Täna ma räägin sellest, et mida tähendab fotograafias säriaeg ning kuidas seda praktikas ära kasutada. Sisuliselt tähendab säriaeg seda, et kui pika ajahetke me fotole jäädvustame. Seda protsessi kontrollitakse pildisensori ees paikneva katiku avanemisega. Et kui me tavaliselt pilti teeme, siis kõlab umbes niimoodi. Aga kui me pikendame säriaega 1/6 sekundini, siis nüüd me kuuleme, kuidas peegel kolksuga eest tuleb, siis jääb vahele 1/6 sekundit ja siis peegel jälle sulgub kolksuga. Ja samas rütmis käib põhimõtteliselt ka katiku avanemine. Tänapäeva peegelkaamerate katikud on enamasti sellised õhukesed metallist kardinad, mis siis valitud säriaja pikkuseks avatuks jäävad. Ja kiiremate säriaegade puhul jääb kahe kardina vahele selline väike pilu, mis siis kiirelt üle sensori käib. Aga miks säriaeg fotograafias oluline on? Esiteks on säriaeg väga tähtis tegur pildi heleduse muutmisel. Mida kauem sensor valgusele paljastatud on, seda heledam pilt tuleb. Kuid säriaja valik on väga oluline ka liikuvate objektide pildistamise puhul. Kui sa näiteks tahad jooksvast inimesest või loomast saada teravat pilti, siis peaks säriaeg olema kuskil 1/5 sekundit või kiirem, sest aeglasemate säriaegade puhul võib objekt olla ruumis edasi liikunud ja siis ta jääb pildile mitmes erinevas kohas korraga ja lõpptulemuseks on selline udune efekt. Kiiremate autode pildistamiseks peaks säriaeg juba kuskil 1/1000 sekundit või veel kiirem olema. Alati ei pruugi küll piisavalt valgust olla, et neid kiiremaid säriaegu üldse valida, kuid pole hullu, tegelikult ongi sellised osaliselt udused pildid sageli lahedamad kui piinlikult teravad objektid, sest see udusus tekitabki selle liikumise tunde. Ja lisaks, kui näiteks pildistamise ajal kaamerat objekti liikumise suunas kaasa liigutada, siis on võimalik saada selliseid pilte, kus taust on udune, aga objekt on enam-vähem terav. Aga ettevaatust, aeglasemate säriaegade puhul tekib risk, et sa ei suuda terve pildistamise aja kaamerat stabiilsena hoida ja siis lõpptulemuseks on selline udune ära värisenud pilt. See piir, kust inimesed ei suuda enam käest pildistades kaamerat stabiilsena hoida, on sõltuvalt objektiivi fookuskaugusest, pildistabilisaatori olemasolust ja inimeste oskustest veidi erinev, kuid üldiselt jääb see kuskile 1/30 ja 1/125 sekundi vahele. Mida pikem fookuskaugus, seda suurem on äravärisemise risk. Aga kui kaamera asetada statiivi või mingi muu kindla asja peale, võime säriaja juba väga-väga pikaks ajada. Kaamerad enamasti lubavad maksimaalseks säriajaks küll kuskil 30 või 60 sekundit, aga kui on olemas palbrežiim ja kaugpäästik, siis võib säriaeg olla veel pikem. Paari sekundi pikkuse säriajaga võime näiteks liikuva vee muuta ühtlaseks uduseks massiks, kui see peaks meie soov olema, ja mõne 10-sekundilise säriajaga võime juba tegeleda ööfotograafiaga või pildistada pilvi liikumises. Ja maailma rekordsäriaeg on minule teadaolevalt 34 kuud, kuid ma ei soovita teil seda oma tavalise peegelkaameraga järgi proovida, sest selleks on vaja ikkagi natuke teistsugust tehnoloogiat. Nii palju siis säriajast. Järgmises fotograafia videos tuleb juttu ühest teisest väga tähtsast tegurist, milleks on avasuurus ja võib-olla räägin natuke ka ISOst.